Tervitused teile kõigile, kes olete siin seda videot kuulamas ja vaatamas. Olen kanaldanud teile sõnumid, mida toob juunikuu 2023. Infot olen jaganud 3 erinevasse gruppi, mille vahel saate valida. Võite kuulata ka rohkem kui ainult ühe grupi ja võtke see sõnum endaga kaasa, mis aitab teid kõige enim. Kui oled valmis taro lugemiseks, vaatame nüüd neid gruppe lähemalt. Kui sa valisid grupp number 1, siis selline saab olema lugemine sulle juunikuuks. Ehk siis kõigepealt me vaatame seda pea-tšakra energiat sulle. Ma näen, et see on nagu tšakrate tasakaal. Ühesõnaga harmoonia on hästi tugevalt esindatud siis sulle. Ja ma näen ka, et siuke magus energia tuleb tugevalt läbi, et siuke magus, roosa, siuke vaarika energia, ma ei tea miks. Võib-olla mõnedele lemmik siukene Mari on vaarikas, et siuke vaarika energia lõi pähe. Aga ma tajun, et nagu juunikuu saab olema hästi selline armastustäis ja siuke magus ja siuke mõnus ja siuke elu nautimine ja just nagu armastusest nagu tulenevalt. Ja ma tajun, et need, kes valisid grupp number 1, te tahate kõik liikuda nagu selle harmoonia osas või nagu et kuidagi süda on täis seda harmooniat ja armastust, et tahate nagu rohkem selle poole nagu kuidagi püüelda ja mõned teist juba on selle sees, et on kõik tasakaalus, et kõik eluvaldkonnad nagu töötavad hästi, on nagu tervislikud ja terviklikud ja terved ja nagu, et siuke hästi mõnus ja hea olek on, et siuke tingimusteta armastus tuleb ka hästi tugevalt läbi. Et ma tunnen et grupp number 1 on nagu väga tugevalt harmoonias iseendaga ja siis osad teist on nagu liikumas selle suunas, et juunikuu täitsa soodustab tugevalt seda energiat. Vaatame siis, mida teejuhid soovivad teile edastada. Ma küll näen siin seda, et see juuni algus võib-olla on natuke selline stagnatsioonis olek. Siit tuleb ka tugev kalade energia esindaja läbi ja kaksikute energia. Aga ma tajun et võib-olla on siin natukene nagu et tahaks nagu edasi liikuda, aga samas oled kinni. Aga ma tajun, et see ei ole nagu pikalt, et see pigem nagu juunikuuses nagu just suurem osa teist nagu hästi avanevad sellele suve energiale ja juunikuu energiale ja sellisele armastuse energiale, et siin mõndadel läheb kiirem, mõndadel aeglasemalt, aga see ma tunnen, et see on pigem nagu ainult juunikuu algus, et võib-olla siit see tulebki, sellest tulenevalt ongi see, et on vaja nagu viia ennast rohkem tasakaalu ja harmooniasse, aga see toimub, ma näen seda, et lihtsalt juunikuu algus on natukene selline kinnine olek ja siis nagu kuidagi toimub avanemine, et kuidagi need energiat sinu sees lähevad rohkem lahti. Osade puhul ma näen, et midagi on seotud nagu kas lapsepõlvega või lastega või mingi minevikuga seoses on see nagu, et olete nagu lukku jäänud millegi koha pealt. Aga see toimubki nagu, sellepärast ongi vaja sellist tervenemist ja nagu tasakaalustamist iseendas, et siin on ka võib-olla tuleks nagu rohkem sotsiaalsust, et võib-olla see aitab teil rohkem nagu olla avatum, jälle hakata nagu elu nautima rohkem. Ja siin ma näen küll tähistamisi, et sõpradega ja kelle perega ja kellel oma kaaslasega. Et tegelikult see armastusenergia on hästi-hästi tugev juunikuuses. Ja eriti ma just tajun nendele, kellel on hästi palju kalade energiat, kaksikute energiat. On siuksed vesised ja siuksed, ja kaksiku energia ehk siuke tugev õhuenergia. Et teil saab olema nagu, ma tajun just seda armastusenergiat hästi palju juunikuuses. Vaatame, mida inglid soovivad teile edastada. Et siis
inglisõnumid, et jällegi ma näen, et tuleks oma soovid teile saata, et ma tajun sellist nagu siirast rõõmu kogemist nagu juunikuuses, et kuidagi on siuke hea olek ja mõnus olemine ja rannas käimine ja siuke vee lähedus on hästi oluline sulle ja just tajun ma seda nagu juunikuuses, et kuidagi soovide täitumine on ka, saab olema nagu päris hea juunikuuses, et kui sul on mingid soovid või mingid asjad, mida sa oled pikalt oodanud, siis ma tajun, et juunikuuses võivad tulla vastused selle osas ja võivad nagu soovid ilusti täide minna või liiguvad kiiremini selle suunas. Ja osadel ma näen, et kellelgi teist on võib-olla taoline koer ka olemas kodus, et siuke truu sõber ja kaaslane, kes nagu alati vaatab teile otsa ja on nagu teile olemas, et ma tajun, et jah, nagu siukest üksi olemist nagu eriti ei ole, et pigem on siuke nagu soodustab siuke sotsiaalsus nagu juunikuuses ja siin ma näen ka, et näete, esimene lause on ju, et on oluline, et oleks tasakaal on ju, et ka mõned teist tahavad rohkem võib-olla tuua sellist või ise tajute või tunnetate, et oleks vaja rohkem rõõmu ja siukest positiivsust tuua ka oma töövaldkonda, et kuidagi niisugune mitme koha peal nagu toimetamine käib siin, et aga just siit tuleb tugevalt nagu tööenergia, et kas see töö on liiga rutiinseks muutunud, et siis ma tajun, et soovite nagu rohkem sellist mõnusamat energiat, niisugust kulgemist, et osad ma tajun, teevad ka mingid muutused oma töövaldkonnas, jällegi lastekaart on väljas veel. Et see sinu sisemine laps tahab särada juunikuuses, et ma kohe väga tugevalt tajun seda, et laske see vabaks, et kui sa oletegi harmoonias igas mõttes, naudite elu, näete nagu pisiasjades maagiat ja hindate seda kõike, siis ma tajun, et teie sisemine laps väga särab, on väga õnnelik, et ma arvan, et see grupp number 1 on väga tugevat armastust täis ja hindab igast väikest ilu ja võlu, mida näete oma silmaga, see on väga hea nagu, kuidas öelda, nagu omadus, et sa nagu naudid ja hindad elu rohkem. Ja ma näen ka siin seda, et lastega on väga hea koosveetmise aeg, et kellel teist on lapsed. Osade puhul ma näen, et mingid inimesed minevikus võtavad võib-olla ühendust. Ja osade puhul ma tajun ka uusi sõpru, et siin on ka sõprade kaardid esindatud tugevalt, et kuidas kedagi mingi sõnum siit on ju kõnetab. Ka selline, ja veel üks kaart, ei pannud tähelegi. Et siin on ka mingisugune nagu, midagi, kas teid, nagu ma ütlesin, tajusin ära, et siuke kuu algus eriti just ja ka võib-olla ka maikuu on olnud siuke natuke kinnine olek, et tuleb lasta ennast puurist välja, nii nagu siin need tuvikesed lendavad välja, on ju. Et lennake teie ka, kõik, kes te kuulate seda, tunnete, et vaate kinni, siis juunikuuses teil on täiesti nagu see värav uks avatud ja lennake välja, nautige elu, tundke armastust ja võib-olla mingid osadel teist on nagu hirmud, on ju, ja võib-olla seotud ka natukese enesekindlusega, aga ma näen, et tuleb nagu mõttemustrid tuleb nagu vabaks lasta ja kui vaja, tehke puhastus oma aura väljas, oma kodus, oma mõttemaailmas. Puhastage ära see, mida pole enam vaja ja mis ei teeni teid enam. Ja lennake kõrgele ja nautige seda, mida kogete ja näete. Ja mingi võib-olla otsus, see otsus võib-olla ongi see, et on seotud nagu mõttemustriga, et tuleb midagi nagu endast nagu vabaks lasta, et seda pole vaja. Järgmine kinnitus sellele viimasele kaardile on ju, et otsustage on ju, et mis teil on vaja, mida pole vaja on ju, et liikuge selles suunas, mida nagu süda tahab või süda ootab teilt või nagu, et jätke see nagu mõistus või egotasand nagu tahaplaanile ja liikuge siis selles suunas, mis süda ja sisemine laps soovib. Ja lõpetuseks on järgmine armastuse
kaart siin väljas, on ju. Et armastage kuni kuuni ja tagasi, on ju, et ja armastusenergia on nii oluline ja nii tugev, et mitte ainult juunikuuses, vaid ma tajun, et üleüldse nagu kõigile neile, kes selle grupi valisid. Ja siit toimub ka selline nagu edasiareng või edasiliikumine. Et siuke, et oled avatud ka nagu hästi tugevalt kosmilistele energiatele. Et ma tajun, et jah, et grupp number 1 on ka võib-olla rohkem tundlikum kui Harju keskmine inimene. Me elame ja näeme ja tunneme seda elu maailma nagu sügavamalt, et on mingi jõud on taga ja see on nagu armastuse jõud on väga tugev. Sulle, kallis grupp number 1, juunikuuses just eriti. Et lase selle armastusenergial tulla, koge seda, tunneta seda ja saada see teistele ka edasi, see tingimusteta armastus, et see on sinus nii tugev, et see on nii lahe. See on nii tore nagu, et mul läheb nagu süda ka soojaks või kuidagi hästi hea tunne on nagu vaadates neid kaarte. Ja jah, ma soovin sulle imelist juunikuud. Kõik sul ikka hästi läheks, tervis tugev oleks, mõtlemine, kõik oleks hea ja küllus tuleks sinu juurde jätkuvalt nii juunikuuses kui ka edaspidi sinu elus. Ja selline on minu lugemine sulle, kallis grupp number 1. Kui sulle see lugemine meeldis, võid jätta meeldimise ja kommentaari alla, et mis kõnetas ja me kohtume järgmises videos. Tšau! Kui sa valisid grupp number 2, siis selline saab olema lugemine mul sulle. Nii, juunikuu põhienergia on siis seotud enesekindlusega, tugev kollane energia, päiksepõimik. Ja siin võib olla osad teist natukese on probleeme võib-olla enesekindlusega. Tõenäoliselt see enesekindlus on saanud natuke kannatada juba pikemat aega, et kuidagi see eneseväärtus või kuidagi see optimism enda suhtes või elu osas on nagu alla läinud. Ja siin nagu juunikuu toobki selle välja, et see tuleb nüüd tagasi tõsta nii-öelda siis tervikliku ja tervisliku energiasse, nagu see tervislik suhtumine endasse ja maailmasse peaks olema. Et juunikuuses ma tajun, et see energia siis tuleb sulle hästi tugevalt esile. Et võib-olla ongi see, et kuidagi nagu usk endasse ja ka maailmasse nagu kuidagi ära kadunud. Ja vahel on ka see, et võib-olla osad teist ootavad kuidagi nagu sellist nagu motiveerimist teiste poolt, aga siit tuleb nagu pigem tugevalt esile see, et olge iseenda motivaatorid, et tehke oma elu ilusaks, just nii nagu teie soovite, et teie ju teate tegelikult iseennast kõige paremini. Et võib-olla ka kollast värvi rohkem kanda, kui on selline tunne, et te tunnete, et kuidagi olete rohkem pessimistlikum. Tooge rohkem kollast värvi, kas nartsissid, tulbid, lillede näol oma koju või aeda, kellel on, või on siis riietuses kuidagi ma tajun ja kollased kivid võivad hästi sobilikud teile olla. Ja päikeseenergia ka loomulikult, et kui ei ole piisavalt päiksekäes olnud, et võiks siis äkki rohkem päikest võtta ja teadlikult endasse seda päikseenergiat imada ja paludagi päikselt jõudu, tervist, tasakaalu, värskust ja sükest motivatsiooni nagu tegutseda või kuidagi elu nautida, et kutsuge teadlikult see päikseenergia endasse ligi. Nii, vaatame, mida teejuhid soovivad teile öelda, et tuli päris palju kaarte siit välja. Ja et siin on nagu esiteks tuli välja kuukaart, on ju. Et ma tajun, et kuukaardiga on alati see, et pigem siuksed nagu unenäod ja nägemused võivad hästi tugevad olla. Aga siin ma näen ka seda, et on natukese nagu häiritud olek või kuidagi rahulolematu milleski mingi osas, et võib-olla on siin nagu pessimismi energiat tuleb tugevalt esile.
ja võib-olla seda ka teie unenäod näitavad ära psühholoogiliselt, mis teie sees toimub nagu. Ja aga ma näen, et siin nagu asjad nagu kuidagi ma tajun, et ma vaatan ikkagi neid kaarte, et see juunikuu on nagu nii ja naa, et siin on nagu rõõmsamad hetked ja siis siin on ka nagu jälle sihuke pessimismi nagu kuidagi kaldumine on, et kuidagi rõõmsaks teeb rohkem see koostöö tegemine ja võib-olla karjäärile keskendumine ja kuidagi muud valdkonnad on natukene nagu kuidagi jäävad nagu tahaplaanile, et praegult on niimoodi nagu tajuda, et aga samas on see, et ma loen hetkeenergiaid, et kõike saab alati muuta ja ennast käsile võtta ja teha mingid muutused. Et siin ma näen jah, et kas grupp number 2 on rohkem siukene töötegija tüüp, selles mõttes nagu töönarkomaan või hästi olete keskendunud karjäärile või kuidas raha nagu teenida. Et siin ma tajun ka mingis osas on nagu mingid variandid, mis olete proovinud, need ei ole töötanud ja need on nagu maha kukkunud ja see töövaev on nagu välja sealt läinud. Samas on siin veel karikaid püsti, mida saate proovida ja katsetada. Et siin tuleb ka, ma näen nagu mingit uut võimalust, et kui on nagu, võib-olla see pessimism ongi sellega ikkagi seotud, et mingid asjad ei ole läinud nii, nagu olete soovinud ja siis te ei näe enam nagu nii-öelda, et olete mitu korda läbi proovinud ja ikka ei tööta ja ikka ei lähe nii, nagu olete tahtnud. Ja siin ma näen, et siin tuleb ikkagi parem võimalus juunikuuses. Täitsa siuke mõnus karikas, mis annab palju siukseid emotsioone, tundeid, positiivseid kogemusi. Et ma näen uut võimalust teile, kallis grupp number 2, et midagi uut on muutumas. Ja et natukene on sellist kurbuse tunnet nagu mineviku osas ma tajun just. Või kellel hetkel on käsil käimas, et näete, et ei liigu, siis ma näen, et ikkagi juunikuuses tuleb teile uus pakkumine, uus võimalus midagi täiesti uuesti teha. Ja see võib ka teile nagu, kellel on seotud rahaga näiteks, et kui see mingi projektipõhine, et seda võib ka raha tuua. Osade puhul ma tajun, et see on võib-olla ka koduga seotud, et nüüd tuleb nagu järgmine võimalus, mis on seotud näiteks koduga, kas uus kodu, kolimine või muud sellist. Aga jah, muidu ma näen, et käib siuke nagu žongleerimine pigem selle ümber nagu, et mis on nagu seotud nagu materiaalsusega ja mis on seotud tööga ja kuidagi nagu olete nagu hästi tugevalt selles valdkonnas. Ma vaatan inglite sõnumeid. Siin on ka, et andmine, saamine peab olema tasakaalus, et siin natukene võib olla vastu nagu puiklemist kuidagi muutuste osas. Jälle ma tajun midagi rahaga seoses. Et kas tugevalt nagu jälgite, et kuhu raha kulub või kuidagi nagu kontroll on mingi osas nii tugev. Et siuke nagu range olek tuleb siit kuidagi nagu läbi, et ja kui on pettumus nagu millegi osas on, siis nagu te ei näe nagu, et mis see positiivne variant saaks veel olla. Aga samas on nagu tuleb maagikaart ka välja siit, et tegelikult te saate nagu manifesteerida just sellist elu, nagu te soovite. Alati kui maagikaart tuleb välja, siis selle tugev sõnum ongi see, et nüüd sul on kõik ressursid, teadmised selleks olemas, et see nagu päris maailma tuua. Ja et siin ma näen, et ongi just uued ja paremad algused on just hea juunikuuses siis nagu alustamiseks. Et kui midagi on nii-öelda minevikus pekki läinud, nüüd proovige uuesti, et nüüd on teil nagu paremad šansid selle teostamiseks. Ja pigem siit tuleb välja see, et pigem soovite võib-olla omaette olla, rohkem üksinda ja see on ka hea hetk. Ongi iseendasse vaadata. Ma tajun, et siit toimub ka selline spirituaalne kasvamine, areng ja ka arusaamine, mis on minevikus olnud, kus te olete hetkel ja kuhu olete edasi liikumas. Et täitsa hea aeg võtta aeg maha ja olla iseendaga. Siis
ma näen ka siin seda, et ka võib-olla mingid dokumendid, asjad on tugevalt käsil, aga samas ma tajun nagu, kui on, ikkagi tuleb sinu kasuks rohkem need otsused, et nüüd, ja tajun ikkagi, näete, võimalusi uuteks algusteks, on ju, et uue elu alustamine, et see nagu optimism tuleb nagu tagasi, et just võib-olla juuni keskel või teisel poolel hakata aru saama võib-olla, et mis toimub, mis on minu elu eesmärk, kuhu ma liigun. Et ma näen, et toimub nagu tagasivaade elule, mis on olnud ja sellest nagu õpite ja liigute edasi ja tuleb siuke uue elu algus, uue peatüki algus, on ju. Nii. Niisugused veesõnumid teile ongi see, et aktsepteerida ka seda, et mis on teiega juhtunud või toimunud või olnud ja ka see, kuhu te olete hetkel nagu välja jõudnud, et vahel lihtsalt elu on niimoodi, et kui asjad ei lähe nii, nagu oleme soovinud, et see tekitab paratamatult pettumust ja see on okei, vaata. See on ikkagi, et meil on kõik emotsioonid antud nagu põhjusega, et me kogeme ja õpime neist ja liigume edasi ja saame aru, mis meile sobib ja mis mitte. Ja ka siit tuleb ka, et kui on abi vaja või midagi või kuidagi, et aktsepteerida ka nagu seda, et jah, ma hetkel tunnen nii, ei ole kõige parem olemine ja see on okei ja küsin abi, kui vaja või kuidagi kuidagi aktsepteerida kogu seda olukorda, on ju. Ja siit tuleb ka, et tegelikult see, kohe ütlen selle sõna, et tegelikult lootus on olemas, et mina näen küll, et asjad liiguvad paremuse poole, et juunikuu just teine pool, et ma tajun, et energiad on muutumas ja just nagu paremuse poole. Ja lõpetuseks universumi poolt sõnumid siis on ju, et võtke aeg maha, et terveneda, kasvada ja laieneda, on ju. Et nagu ma ütlesin, ma tunnetan just, et nagu üksi on selleks kõige parem, kui on see võimalus. Või kui saate leida selle võimaluse või võtta puhkuse, aeg maha ja minna kuskile ja lihtsalt olla iseendaga. Ja siin ma näen ka, et ikkagi see sõnum tahab öelda, et tegelikult teil on piisavalt, on ju, ruumi, et nagu kui sa mõtled ka kosmose peale, et seal on küll palju planeete ja tähte, aga igalühel on piisavalt ruum olla nii, nagu sa oled, on ju. Et ei pea kedagi või midagi nagu maha tõmbama või kuidagi nagu, igalühel on nagu ruum olemas ja energia nagu tegutsemiseks, toimetamiseks ja liikumiseks ja seda on ka sinul. Et kokkuvõtteks ütlekski, et kui on võimalus, kuigi ma näen siin kaartidest, et peaks olema võimalus võtta endale siis aeg maha, olla iseendaga, mõtetega, vaadata endale otsa, kas siis peeglist või kuidagi kirjutada kuskile päevikusse või mida iganes oma mõtted, tunded, aktsepteerida, lasta lahtise ja liikuda eluga edasi täpselt nii nagu sellises suunas, nagu sul nagu süda nagu ütleb või nagu kuidagi vabamalt, et ma tajun, et võiks nagu rohkem vabamalt asju võtta. Et see juunikuu toob võib-olla siukse energia, et sa saad rohkem nagu vabamalt kõike tunda, nagu astuda välja sellest rangest või kuidagi kontrollivast energiast ja kuidagi nagu tuua siis see kollane energia enda ellu tagasi, kas läbi päikse, lillede, toidu või siis riiete, on ju, et mis sind kõnetab või mille poole tõmbab nii-öelda, siis seda oma ellu tuua selles mõttes, mis aitaks sind jälle tasakaalu ja seda enesekindlust tagasi tuua oma ellu. Vot nii. Selline oli siis mul lugemine sulle, kallis grupp number 2. Kui sulle see lugemine meeldis, siis võite jätta meeldimise ja kommentaari alla ja ma soovin sulle kõike head juunikuuks, et su elu oleks täis maagiat, põnevust, enesekindlust, tugevat tervist ja optimismi.
ja me kohtume siis järgmises videos. Tšau! Kui sa valisid grupp number 3, siis selline saab olema lugemine mul sulle. Ja sul tuli välja nagu 2 põhienergiat, nagu tšakra energiat juunikuuks, et kõigepealt ma näen seda, et kuidagi peaks olema millegi koha pealt rohkem nagu 2 jalaga maa peal. Et siis juurtšakra, punane energia ja ka roosa energia. Ehk siis tšakrate tasakaal. Mingi kaootilisust tajun selles grupis tugevalt, et kuidagi, kas teie elu on natuke siuke kaootiline või on olnud just viimasel ajal. Et siis juunikuu nagu tahab nagu kuidagi sind tasakaalustada ja tuua rohkem 2 jalaga maa peale, et võib-olla on elatud natuke illusioonides või kuidagi vale arusaam milleski või kelleski, et kuidagi tuleks jah nagu reaalsusesse nagu tulla tagasi. Ja et siin nagu on jah siuke, mingi energiad on olnud hästi tugevad ja just siuke nagu kaootiline energia. Ja ma tajun hästi tugevalt, et jah, juunikuuses on siis selline, oleks vaja rohkem tasakaalu. Just nagu 2 jalaga nagu maa peal olla, et siuke võib-olla talupoja mõtlemist või kuidagi selline, kuidagi siuksed energiat tulevad siit läbi. Vaatame kohe lähemalt, mida teejuhid soovivad tuua. Nii. Jah, ma tajun, et selles grupis on hästi tugev õhu ja maaelemendi energia. Ja ma tajun, et grupp number 3 on selline, kogu aeg toimetab. Just ma tajun siin nagu kätega toimetamist, tegutsemist. Siin ma tajun, mille puhul see kaootilisus võib olla, siin on nagu ülemõtlemise energia on hästi tugev. Kui neid 2 kaarti vaadata, siis on nagu kuidagi kõik, mis on seotud nagu jah, mõtlemise analüüsiga, kuidagi muutustega seoses, mingi vastuhakk või kuidagi nagu mingi põdemine on, et midagi on nagu tulemas. Ja sinna võib-olla osade pool ma tajun, et see võib seotud olla mingi uue töökohaga näiteks, et tuleb pakkumine ja siin ei tea, mida teha, mis valik võtta. Ja kuidagi ei näe asja nagu ka selgelt, et siin on nagu jah, et liiga palju on nagu ülemõtlemist või üleanalüüsimist ja just see võib osade pool ma tajun, et see on kuidagi nagu juuni alguses või juuni esimesed 2 nädalat on sellist nagu liiga palju siukest muretsemist ja mitte nagu päris nagu tegutsemist, et siin muretsemine nagu pigem, mina näen, et see ei too nagu midagi, et siin võib osadel olla ka magama tööd sellepärast, et see muretsemise energia on hästi tugev selles grupis ja võib-olla jah, et siin ma näengi seda, et tuleks ennast maandada ja tasakaalu tuua ja võib-olla ka nagu ma just tajun niisugust spordi tegemist, et kui ei ole eriti palju sporti teinud või kuidagi väheseks on jäänud, et võiks nagu rohkem füüsiliselt aktiivsem olla juunikuuses, et see aitab maandada ja tugevdada teie juurtšakrat, et see mõtlemine, et siis see vaimne ja füüsiline pool on rohkem tasakaalus. Et muidu võib-olla teile olemus, et olete hästi tugev mõtleja, analüüsija ja võite sattuda kiiresti ja kergelt kuidagi nagu muretsemise energiasse, et see tuleks nagu maandada, et see on, võib-olla on juba olnud tugev mõnda aega ja ta võib tugevamaks muutuda, kui nagu midagi nagu käsile ei võta. Et jah, et siuke vaimne ja siuke füüsiline pool ma tajun tuleks nagu tasakaalu tuua. Ja et ma näen, et osad teist nagu elavadki välja nagu kuidagi selle, kes ei taha nagu väga mõelda või muretseda palju, et siis hakata nagu midagi füüsilist tegema, nokitsema, toimetama, ehitama. Et siin tuleks jah, et grupp number 3 ma tajun tugevalt, et juunikuuses tuleks maandada ennast, viia ennast tasakaalu ja just nagu füüsiliselt tuleks rohkem teostada. Et see vaimne energia on hästi tugev olnud. Et kui nüüd vaatame nagu inglite sõnumeid, teil tuli ka hästi palju sõnumeid.
siin on nagu jah, mingisugune nagu väljakutse, võib-olla see põdemine ongi seotud selle väljakutsega, kuidas ma hakkama saan, et kas ma olen õige inimene selleks. Ja siin võib olla ka natukese konflikti energiat kas iseendas või siis kes su ümber on, ja see konflikti energia tuleb just tugevalt esile, kuna on siin selline vaimne energia nii tugev, aga samas see on nagu kaootiline ja illusioonides rohkem, et see võib tekitada nagu veidi probleeme. Aga samas ongi see, et kui viia ennast tasakaalu, siis olete nagu rohkem suutelised kontrollima, mis ümber toimub, et siin on ikkagi ka kinnine olek, et ei näe nagu selgelt asju või nagu tegelikult on nagu teised variandid ka olemas või viisid, et siin on natuke kinni nagu, et ainult ühtemoodi on võimalik või ei, ma ei saa ikka hakkama, et kuidagi nagu ühteviisi jah, nägemine olukorrale on, et tegelikult on siin muid variante ka, et sellest energiast tuleks nagu välja astuda. Ja ma näen, et lahendused tulevad. Et siin tuleks jah, nagu mingid kompromissid tuua nagu lauale ja nagu asju rohkem objektiivsemalt siis näha. Et võib-olla ongi see seotud kuidagi ka enesekontrolliga ja kuidagi nagu enesekontroll kas oma mõtete üle või emotsioonide üle, et kellel või millel sa lased ennast juhtida, on ju. Et siin on tegelikult lahendused on olemas, aga sa ei pruugi neid lahendusi hetkel näha. Ja siin, nagu ma näen, tuleb minna keisri energiasse, muuta asjad rohkem stabiilsemaks, enda mõtlemine, nägemine olukorrale ja nagu olla juht, olla iseenda juht. Et alati, kui see kaart välja tuleb, siis ongi see, et sinus on see nagu olemas. See energia, et olla oma elu juht või olla siis ka juht kas mingis olukorras, situatsioonis, on ju. Et keisri energia on tugev, et seda ei ole vaja alla suruda. Et tegelikult sa saad hakkama. Et siin on nagu põdemist rohkem, kui peaks olema. Kuigi ma saan aru, kõik inimesed võivad põdeda ja mõned inimesed põevad rohkem kui vaja, aga nii on elu ja kui seda pulka aktsepteerida ja samas kui sa tead, et tegelikult ma saan hakkama, kui ma tahan, siis sinu puhul, kallis grupp number 3, ma tunnen ka, et sa saad hakkama, et sa põed hetkel rohkem kui vaja. Ja siin nagu oli ka kaart, et topelt on see maa-äss väljas ka, on ju. Et sul on tulemas siuke õnnelikum aeg, õnnelikumad päevad. Et ka kui sa põed raha üle, siis tegelikult sul tuleb sisse raha. Et sul on võimalus teenida rohkem raha, kas uued projektid, uus töökoht, parem koht. Või on ka siis tõused kõrgemale oma karjäärialas. Et kui see on seotud karjääriga, siis tegelikult sa ei peaks üldse põdema. Kellel on muudes elu aspektides nagu põdemine, et samamoodi tegelikult lahendused on olemas, et võtke nagu vastutus ja juhtimine oma elu, oma õnne üle, ise üle, et teil on see energia endas olemas. Et siin on ka see, et võib-olla olete tundnud natukese nagu siuke tagasi hoidnud ennast kuidagi emotsionaalselt ja sotsiaalselt, et samas ma näen ka siin seda, et teil võivad tulla nagu ka esile mingid kas grillipeod või mingid kutsutakse teid kuskile, et tooge rohkem seda rõõmu ja kuidagi seda endasse nagu tagasi. Ja siin ongi nagu ka jällegi südamega tuleks nagu tegeleda või kuidagi nagu lasta nagu südame energial voolata, et osade puhul ma tajun, et on ka see kas keegi partner on kõrval või kuidagi nagu, ka see on hästi tugev, on ju. Ja siit veenergiad. Ma tajun, et toimub nagu laienemine, kellel sotsiaalselt, kellel tööalaselt, laienemine ja siis nagu süvitsi minek, et nagu siuke uus arusaam tekib ja uus nägemine nagu elule. Ja lõpetuseks
et kuidagi nagu ma tahan jah sihukest nagu inspireerimise energiat, et olla nagu inspiriks iseendale, teistele, kui seda endas ei tule, siis võib-olla vaadata nende inimeste poole, kes teid inspireerivad ja sealt võib-olla jõudu ammutada, et liikuda siis selle valguse suunas, selle optimismi, selle rahu suunas, mida oleks nagu vaja. Ja et selline on mul lugemine sulle, kallis grupp number 3. ja kui sulle see lugemine meeldis, võite jätta meeldimise ja kommentaari alla, mis kõnetas, mis mitte, ja soovin sulle kõike head, palju jõudu, jaksu, optimismi, sihukest mõnusat olemist ja kohtume siis järgmises videos. Tšau!